Tere tulemast! Üritus algab hümni laulmisega, seega palun kõigil saalis olijatel püsti tõusta. Tere tulemast esimesele Kadrina valla noorte tänuüritusele. Mina olen Ketli Rebane. Mul on ülimalt hea meel, et vaatamata vahepealsele olukorrale saite täna siia tulla. Kuna üritus toimub Kadrina vallas esimest korda, siis te olete esimesed noored Kadrina valla ajaloos, keda on nomineeritud. Peamine põhjus, miks te täna siin olete, on teie silmapaistvus Kadrina valla noorte ja teile lähedaste inimeste silmis, seejuures tegeledes just endale südamelähedaste asjadega. Samuti, kui jätta formaalsused kõrvale, on tänase õhtu jooksul oodata erinevaid etteasteid meie enda koduvalla noortelt. Õhtu jooksul käib saalis ringi ka fotograaf, kes jäädvustab kogu sündmuse ajalukku. Kui kellegi teie hulgast on soov lasta endast pildistada, siis see võimalus on olemas. Nii et on mida oodata, loodame, et naudite tänast, aga hakkame ka pihta. Kutsume siia lava ette Kadrina valla vallavanema Kairit Pihlaku. Tere armsad noored, ma tervitan teid Kadrina valla poolt. Me oleme teie üle uhked ja me usume teisse, sest te olete ettevõtlikud, uudishimulikud, õpihuvilised, sportlikud ja mis kõige tähtsam, te hoolite üksteisest ja te märkate üksteist, nagu see tänane üritus meile tõestab. Suur tänu selle eest teile. Ja mida soovida noortele inimestele? Kõigepealt seda, et oleks iseolemise julgust, et teil jätkuks ideid, mida ellu viia ja et tunneksite rõõmu koos tegemisest. Ma soovin teile ilusat tänuüritust ja koos edasi üksteisele toetades. Aitäh Kairit selle innustava kõne eest. Nüüd, kui ürituse otsad on lahti tehtud, alustame tänukirjade väljajagamisega. Palun siia ette Kadrina valla noortevolikogu esimehe Kristi Viita ja Kadrina vallavanema Kairit Pihlaku.
Kutsun siia Roven Renmägi. Roven on tubli jalgpallur, kes jäi suvel laagris silma Hispaania treeneritele ning valiti välja osalema Hispaanias treeningutel ja mängudel koos Soome klubiga. Äge elamus ja sõit Hispaaniasse sai teoks oktoobris, kus Roven esindas igati tublilt oma klubi. Lisaks käib ta veel muusikakoolis laulmas ning õpib saksofoni. Rovenit on iseloomustatud kui väga hea südamlik poiss ja parim sõber oma kaaslastele. Järgmisena kutsun siia Regor Mägi. Regor tegeleb tublisti spordiga, kuid lisaks spordile on ta ka tubli laulja, kes on esindanud Kadrinat edukalt paljudel laulukonkurssidel. Kutsun siia Rosabel Klopp. Rosabel on suur bioloogia ja keskkonnahuviline. Ta on osa võtnud Tartu Ülikooli teaduskooli loodus- ja keskkonnateemalistelt viktoriinidelt. Ta oli sel õppeaastal edukas ka Läänetenere projekti veebiviktoriinil. Rosabel on samuti aktiivne osaleja Lahemaa noorte looduskaitsja kursuse Junior Ranger laagrites ja seminaridel. Lisaks on Rosabel ka suur sportija. Ta on olnud teistele kergejõustiku trennisolijatele eeskujuks oma järjepidevuse, kohusetunde, analüüsioskuse ja mõnusa olekuga. Rosabeli sportlikud tulemused on märkimisväärsed, alates meistritiitlitest oma vanuseklassis kuni väga heade kohtadeni erinevatel kergejõustikualadel välja. Rosabel on alati olnud nõus kooli esindama, olgu selleks siis ujumine, suusatamine või NATO-test. Alles hiljuti saavutas Rosabel Kadrina valla meistrivõistlustel suusatamises oma vanuseklassis esimese koha. Rosabelli on iseloomustatud kui igati meeldiv, sõbralik, abivalmis ning hea huumorisoonega inimene. Kutsun siia Elar Hinno. Elaril oli möödunud aasta väga edukas. Elar tuli oma vanuseklassis Eesti meistriks nii vabamaadluses kui Kreeka-Rooma maadluses, mida pole ammu juhtunud ning mis väärib kiitust. Samuti on ta edukas olnud nii Eestis kui ka välismaal. Ta osales Euroopa meistrivõistlustel U15, kus saavutas 11. koha. Alles hiljuti võitis Elar Baltic Cupilt kuldmedali. Sellel aastal läheb ta juba püüdma top 10 kohta Euroopa meistrivõistlustele. Me soovime sulle palju edu selles. Kutsun siia Steven Objertel. Steven saavutas presidendi karikal aasta eest suure karika. Steveni sportlikkust on iseloomustatud kui esikohti tuleb nagu Vändrast saeviskelaudu. Välismaal on ta esikoha saavutanud nii Leedus kui ka Rootsis. Viimane esikoht Eestis tuli alles hiljuti.
Kutsun siia Aron Labrits. Aron on maadluses oma vanustes Eesti parim, Baltimaades ja Põhjamaades. Ta on saavutanud nii Eestis kui ka välismaal iga võistlusel esikoha. Viimased võistlused välismaal, kus ta saavutas esikoha, olid Rootsis, Ukrainas ja Leedus. Lisaks sai Aron 2021. aasta eest presidendikarikal aastaarvestuses suure karika. Kutsun siia Keitlin Meripel-Mägi. Keitlin Meripel on aktiivne tüdruk, kes tegeleb maadlusega ja muusikaga, lauldes ning mängides saksofoni ja trumme. Ta on osalenud Eesti meistrivõistlustel täiskasvanutele Tallinna Open ning Sundsvall Wrestling Open. Keitlin Meripel on täiskasvanud Eesti meister naiste maadluses. Ta on saavutanud kõrgeid kohti ja võitnud mitmeid kuld, hõbe ja pronksmedaleid. Keitlin on värskelt kroonitud Eesti täiskasvanute meistriks naiste maadluses. Teda on iseloomustatud kui tugev või sõbralik Eesti parim naismaadleja, kelle ees kohkuvad kõige tugevamad vastased. Kutsun siia Saamäel Palu. Saamäel on tubli pillimees, väga tubli ja abistav noormees, kes aitab kõiki. Saamäel tegi ka väga mahuka ja sisurohke uurimustöö. Saamäel on sportlik ning abivalmis. Ta saavutas hiljuti toimunud Kadrina valla meistrivõistlustel suusatamises oma vanuseklassis 3. koha. Kutsun siia Karl Mattias Viru. Karl Mattias on ülimalt silmapaistev noormees, kes on edukas noor rallispordis, kus ta on väikese ajaga saavutanud suurepäraseid tulemusi. Samuti on ta Eesti meistriks saanud ka kaardilugejana. Karl sõidab rallid ja tänu sellele, et ta oma autosid ise ehitab, otsustas noormees minna just vastavat eriala õppima. Kogu oma vaba aja veedab noormees garaažis autosid putitamas või rallirajal. Tema suureks ileks on autorallisport, milles on tal ka väga head tulemused. 2021. aasta tunnistusi on väga palju ning Karl Mattias on saavutanud ka väga häid kohti. Kutsun siia Mirtel Mooses. Mirtel on suurepärane muusik. Viimastel aastatel on Mirtel Kadrina kunstikooli õpilasena saavutanud mitmeid esikohti ja teisi kõrgeid kohti maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel noore saksofonistina. 2 korral on talle omistatud vabariigi parima noore saksofonisti tiitel. Viimane saavutus oli 2021. aasta novembris saavutatud Virumaa parima noore muusiku tiitel. Mirtel kuulub lisaks veel Kunda linnaorkestri koosseisu ja on osalenud mitme õpilasansambli tegemistes. Mirtel on Kadrina valda esindanud mitmel saksofoni huviala üleriigilistel konkurssidel, kus ta on saavutanud ka silmapaistvaid tulemusi läbi kogu oma kooliaja. Ta esindab kooli ka väga paljudel Kadrina valla ja Lääne-Virumaa sündmustel. Mirtel väärib igati esiletõstmist.
nad on tänatud. Esineb teile Leegi Brigitte Kais enda oma kirjutatud lauluga Ma unistan. sulle Leegi Brigitte selle imelise laulu eest. Järgmisena kuulete Kadrina valla noortevolikogu liikme Maris Piispe esitluses Tarmo Selteri luuletust Põhjus. Kas alati on põhjust vaja, et teistega naeratada?
olla lahke südamega, luua soojust hingega. Kas alati on põhjust vaja, kui sa tahad tõestada iseendale, et oled parim, edukas ja tore? Kas alati on põhjust vaja, et saaks lihtsalt armastada, olla hetkeks sina ise, hea ja soe ning tundeline? Põhjus loob vaid ajutise tulemuse hetkelise, nii väliselt kui sisemiselt. Aitäh sulle, Maris. Nüüd aga jätkame tänamisega. Kutsun siia Marko Raumann. Marko on tubli eestimeelne noormees, kellele meeldib jäädvustada hetki elust nii pildid kui ka filmid väljadesse. Kutsun siia Maigrand Matsiselts. Maigrand iseloomustatakse kui hunt kirimsilma. Lisaks sellele, et ta käib koolis ja õpib usinalt, on tal palju hobisid, mille hulka kuuluvad näiteks ujumine, puutöö ja kodus vanemate abistamine koduloomade ja aiatöödega. Maigrand on väga sõbralik ja siiras ning hoiab alati oma sõna. Kuigi Maigrandil on käed ja jalad tööd täis, leiab ta alati aega külastada noortekeskust. Ta üllatab oma väikeste, kuid silmapaistvate kingitustega, mis on tõeliselt imetlusväärsed. Kutsun siia Leegi Brigitte Kais. Leegi Brigitte on väga aktiivne Kadrina kunstide kooli klaveri huviala õpilane, kes õpib klaverit juba 8 aastat. Leegi Brigitte on silma paistnud suurepäraste tulemustega õppetöös. Ta on osalenud heade tulemustega mitmel üleriigilistel klaverikonkurssidel ning omaloomingu konkurssidel on ta saanud mitmeid erinevaid autasusid. Leegi esineb väga tihti koolikonkurssitel, maakonna ja Virumaa erinevatel sündmustel nii ansamblisti kui solistina. Leegi Brigitte väärib noore andeka muusikuna igati esile tõstmist. Leegi on korraldanud ise ka kontserdi Kevadsüdames ning loonud suurepärast muusikat. Kutsun siia Inger Rumo. Inger on tubli sportlane. 2021. aastal sai temast 2-kordne Eesti karikavõitja võrkpallis ning Eesti noortekoondise kandidaat. Inger tantsib ka rahvatantsu. Kutsun siia Martin Stadnik. Martin on aktiivne võrkpalli noormees, kes hoiab meie vallalippu kõrgel erinevates võistkondades. Ta mängib võrkpalli Eesti esiliigas BMF, Rakvere võrkpalliklubis ning kuulub kohalikku Kadrina meeskonda rahvaliiga tasemel. Samuti on ta esindanud Kadrina keskkooli nutifestivalil Kadrina, kus pääses oma meeskonnaga finaali. Ta kasutas
Kadrina Keskkooli koostöövõimalust ametikooliga ning omandas CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori kutse tase 4. See on andnud talle võimaluse suviti lüüa kaasa kohalikus puiduettevõttes Aru Grupp. Teda ei ole täna siin, aga ta saab oma kingikotti ja tänukirja kätte. Kutsun siia Breti Pliksa. Tänu Breti maalimisoskusele sai Läsna rahvamaja garderoobis olevad seinad uue ilme. Seintel on need ilusad looduspildid, kus on nii mäed, pilved kui puud. Kutsun siia Margus Lahter. Margus on meeletult aktiivne tegema kaasa erinevates projektides. Sellel aastal kahjuks viimast korda toimunud Rakvere gümnaasiumi filmifestivali meeskonnas oli ta 3 aastat. Samuti on ta vabakutseline ajakirjanik, kaasautor maakonnalehes. Ta aitab korraldada üle-eestilist skaudilaagrit pressiga. Margus aitab ka teisi õpilasi, andes eratunde reaalainetes. Kutsun siia Kadrina Keskkooli õpilasesindus. Tublid ja vahvad noored, kes hoiavad Kadrina Keskkooli õpilasesindust töös. Nad muudavad koolielu mitmekesisemaks. Kadrina Keskkooli õpilasesindus on erinevatel üritustel vabatahtlikeks ning abilised ürituste korraldamisel. Kutsun siia Cassandra Kuningas. Cassandra on õpilasesinduse president ja austatud liige. Samuti on teda märgatud ning tunnustatud kui hea jõulupeo õhtujuht. Kutsun siia Liis-Marii Kasvo. Liis-Marii on Kadrina valla tubli noorsportlane, kes on erinevatel tasanditel saavutanud häid kohti. Kutsun siia Maria Mäe. Maria on noorsootöötaja meie enda noortekeskuses, kes on tulnud tagasi Kadrinasse, et panustada siinsesse noorsootöösse. Ta on hästi ambitsioonikas, rõõmsameelne ja temast kiirgab väga palju energiat. Marial on ägedad ideed, mida teostada. Ta on üliarmas ja tore inimene. Kutsun siia Airi Raus. Airi on ise hästi ambitsioonikas noor inimene, kes teeb hästi palju noorte heaks. Ta on teinud mitmeid malevaid ja laagreid. Noored lähevad Airile hästi hinge. Ta panustab suurema osa oma vabast ajast just noortele, et nad saaksid laagrites ning malevates käia ja erinevatest asjadest osa võtta. Tal on hästi tugev missioonitunne. Ta tunneb, et selles väikeses kohas ei ole ühtegi põhjust, miks jääda noorsootööst ega selle võimalustest ilma.
Tere noored, mul on rõõm, et teid on siin nii palju ja mul on rõõm, et te kõik ei ole veel siin ja teid on veel. Sest et ma tahaks teile kõigile südamele panna, et kui teil on võimalus panna kuskil käed külge ja midagi ise ära teha, siis võtke sellest kinni ja tehke, sest sellest saab tulla ainult midagi head. Aitäh! Nüüd, et veidi vaheldust saada, kutsun siia Kadrina Kunstide Kooli õpilased Leegi Brigitte Kais ja Mirtel Mooses, kelle esituses kuulete Francesco Paolo Tosti loomingut Andantino. Aitäh Mirtel ja Leegi selle vapustava loo eest.
Nüüd kutsun taas siia ühe noortevolikogu liikme, Hanna-Eliise Liivaku, kes esitab luulena laulusõnad Ära ütle, et elu on inetu. Ära ütle, et elu on inetu, halb. Oma koormat, et kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge sa saatuse all. Ära iialgi paremat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid. Rõõmu selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnnemaid leidub murede merede taga. Ära kadesta naabrite varandust. Vaeseid iial ei tülita vargad. Hoia puhtana enesearmastust. Hoia sõnu, mis siirad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on uduses hall, et päikest sa enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees. Tuleb uskuda ainult ja loota. Ära kuuluta tundumusi tuultele. Kergel käel ära südameid loobi. Hoia mõistust, hellust ka muudele, sest tagasi põrkuvad hoobid. Ära ütle, et elu on inetu, halb ja väsinud oled sa vaevast. Püüa alati aimata pilvede alla, sinist lapikest heledast taevast. Aitäh sulle, Hanna-Eliise, selle huvitava luuletuse eest. Nüüd aga jätkame, milleks me siia täna eeskätt tulnud oleme. Anname viimased tänud noortele üle. Kutsun siia Niita Mohini-Vool. Niita on hea südamlik ja armas noor, kes on aktiivne osaleja erinevatel Kadrina kultuurikoja korraldavatel sündmustel. Sooja südamega tüdruk, kes joonistab super ilusti ning on muidu alati abivalmis ning sõbralik kõigi vastu. Kutsun siia Kaisa Kastemäe. Kaisa on aktiivne vabatahtlik erinevatel üritustel ning projektidel. Oli 2 aastat korraldusmeeskonna liige Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil, liige Lääne-Virumaa noortekogus, Eesti õpilasesinduse liidus 2 aastat aktivist. Kutsun siia Stenar Objartel. Stenar on saanud tunnustust kui lasteaia parim sportlane. On saavutanud maadluse alal suure karika aastaarvestuses ning on erinevatel võistlustel väga edukas. On saanud ka esikoha. Stenari kohta on öelnud ka kui suur eeskuju lasteaialastele. Kutsun siia Lisette Laisaar. Lisette on panustanud suuresti kohaliku kogukonna kultuuriellu. Lisette kanda on Läsna teatri reklaamikujundus, mida oskab ta teha suurepäraselt. Lisaks koostas ta ka Läsna teatri näituse, mis oli pühendatud Läsna teatri 20. aastapäevale. Näitus hõlmas kõiki etendusi, mis on Läsna teater 21 aasta jooksul etendanud ning inimesi, kes on olnud kas tegevad või abiks Läsna teatris.
Lisette, olles ka ise näitleja lavastustes, on saavutanud erinevad tunnustusi. Näiteks vabatahtlikul teatrifestivalil parima naisnäitleja rolli eest. Lisette oli ka suureks abiks organisatoorsete küsimustega, mis olid seotud lavastustega, kohvikupidamisega ja etenduspaiga ettevalmistusega nii majas kui ümber selle. Kutsun siia Ott Arak. Ott on aktiivne Kaitseliidu liige ning on esindanud nii Kadrinat kui ka Lääne-Virumaad üle-eestilistel patrullvõistlustel Mini-Erna. Ott taaselustas ka kooliraadio, mis on toonud muusikaelamusi meie vahetundidesse. Samuti on ta tubli olümpiaadidel käija. Kutsun siia Hanna-Eliise Liivak. Hanna on väga rõõmsameelne ja sooja südamega neiu. Esmapilgul võib tunduda ta tagasihoidlik, kuid julgeb alati avaldada oma arvamust. Hanna-Eliise on olnud aktiivne liige Kadrina keskkooli õpilasesinduses ning mitmeid kordi olnud vabatahtlik näiteks üritustel Erki Moeshow, FML ning Robotex. Hanna-Eliise on nii Kadrina valla noortevolikogu kui ka Lääne-Virumaa noortekogu liige. Hanna-Eliisele ei valmista ka teenindaja töö raskusi ning oma hea huumorimeelega suudab ta seltskonnas alati tuju üleval hoida. Kutsun siia Sander Meenit. Sander on väga kohusetundlik, püüdlik ning suure empaatiavõimega noor. Mida ta ei kannata, on ebaõiglus ning seetõttu seisab ta ka alati õigluse eest. Sandrile on hingelähedane teisi aidata. Ta on realistlik mõtleja ning aus. Kutsun siia Dmitri Sverkov. Dmitri on ülihea suusataja, väga humorikas ja lahe inimene. Ta saavutas Lääne-Virumaa 2021. aastal noorte murdmaasuusatamise meistrivõistlustel 2. koha. Samuti saavutas ta sel aastal ka Lääne-Virumaa suusasarja esimesel etapil 15–18-aastaste poiste arvestuses 3. koha. Lisaks spordile on ta ka väga hea matemaatikas. Lisaks senistele saavutustele saavutas ta Kadrina valla meistrivõistlustele suusatamises oma vanuseklassis 1. koha. Kutsun siia Marten Romet-Rinsberg. Marten on üliandekas ja tore võrkpallur, kelle hiilgavad saavutused võrkpallis on toonud Kadrinale palju au ja kuulsust. Tartus toimunud kuni 18-aastaste poeglaste Swedbanki karikavõistluste esimese finaalturniiri võrkpallis sai Rakvere spordikooli võistkond, kus ta mängis esikoha, ehk nii tema kui tema meeskonna liikmed krooniti Eesti karikavõitjateks võrkpallis. Kutsun siia
Liisest tere! Liise on suurepärane noor, kes võtab osa aktiivselt Kadrina Keskkooli õpilasesinduse tööst. Osaleb kõikvõimalikel võistlustel, lisaks on Liise alati väga abivalmis. Kutsun siia Mihkel Arak. Mihkel on vahva sportlik noor, kellel õnnestus võita Eesti juuniorite võistkondlikel meistrivõistlustel pronksmedal. Kutsun siia Jürgen Lankei. Jürgen on tegus noor, kes õpib hetkel noorsootööd, kuid juba praegu tegutseb selle nimel, et noorsootööd ja enda tegemisi Kadrina valda tuua. Ühtlasi Jürgen abistab Usinasti noortekeskuses ja praktiseerib enda õpitud seal. Kutsun siia Kadrina valla noortevolikogu. Meie oma valla vahvad ning superaktiivsed noored annavad endast kõik, et Kadrina valla noorte elu paremaks ning mitmekülgsemaks luua. Korraldavad uusi vajalikke ning huvitavaid sündmusi ja üritusi. Noortevolikogu kuulab, annab tähele ja hoolib meie valla noortest. Palun siia tulla ühel noortevolikogu liikmel. Annan sõna üle Kadrina kultuurikoja noorsootöö spetsialistile Helene-Kristiine Viitale. Ma mõtlesin ülikaua, mida ma räägin, aga ma ei ole väga sõnaselt, aga ma ikkagi proovin. Mul on ääretult hea meel näha, et selliseid aktiivseid noori, kes on aktiivselt ka väljaspool kooli, on meie vallas hästi palju. Ja see, et need noored saavad tunnustatud, on minu meelest hästi oluline ja hästi suur asi. Mul on hea meel näha, et kõik, kes te siin olete täna, olete teinud ise midagi selle jaoks, et saada seda tunnustust. Et te kõik olete panustanud Kadrina valla arengusse, aga peamiselt siiski iseenda isiklikku arengusse, et need asjad, mis te praegu teete, saadaksid teid ka tulevikus. Mul on hästi suur au teha koostööd nii ägedate noortega ja see, et noored ise tahavad teha enda eakaaslastele midagi sellist, nagu olen siin täna teinud. Minu suur kummardus noortevolikogu ees ja ka tegelikult õpilasesinduse ees, kes ju korraldab koolis erinevaid tegevusi, et ka teie koolipäevad oleksid põnevamad. Ma pikalt ei räägi rohkem, vaid ma tahaksin öelda, et tehke seda, mis teeb teid õnnelikuks ja tehke seda hästi. Ja ma loodan, et te naudite tänast õhtut ja nautige iga hetke, mis teile on antud ning ühtlasi tehke seda, mis te teete ja tehke seda hästi. Aitäh! Aitäh sulle, Helene, selle inspireeriva kõne eest. Nüüd, kus kõik on oma kingitused ja tänukirjad kätte saanud, palume kõigil lava ette, et teha koos ühispilt. Aga enne veel Kadrina valla noortevolikogu poolt soovin öelda, kui hea meel meil on, et saite täna siia tulla. Peale pildistamist kutsume kõiki tordisöömisele ning kuulama suurepärast muusikat. Veel kord suur aitäh! Kas keegi soovib veel midagi lisada või kõnet pidada?
lihtsalt tahtsin seda öelda, et ma tahtsin tänada. Ja ma tahtsin tänada noortevolikogu, kellega me oleme nüüd juba varsti saab aasta aega täis, mis on hästi tore, sest meil on nii meeletult vahva aasta olnud ja meid on kuidagi väga vahva punt on sinna kokku sattunud, et nii tore. Ja mida ma tahaks veel öelda on see, et kõige toredam tegelikult selle juures on see, et meil on peaaegu pooleks inimesi noortevolikogus, kes veel elavad Kadrinas ja käivad Kadrina koolis ja siis teine pool on need, kes küll ei ela enam Kadrinas, on juba kooli siin ära lõpetanud ja on edasi õppima läinud, et tegelikult see on ääretult tore, et ikkagi on leidnud tee tagasi siia Kadrinasse, et proovida arendada siin rohkem noorsootööd ja märgata noori, mis on väga vajalik. Aga jah, ma ütlesin, ma pikalt ei räägi, aga ma ikka räägin pikalt. Aga suur aitäh teile ja veel minu kummardus ka noortevolikogu ees. Kui ka Kadrina valla noortevolikogu esimees sai oma sõna öelda, siis on aeg ühispildiks. Palun kõigil saalis olijatel tulla siia lava ette, et saaks teha koos ühispildid. Teeme naljapildi ka või? Sa pead tõesti käed üles, aga